Tere hommikut kõigile, kell on saanud 9.15. Oleme siin Forestbassis ja jätkame enda kohvihommikuid Luminoridega. Oleme jõudnud kahjuks küll viimase kohvihommikuni, mis puudutab siis meie partneri Luminori panga poolt välja pakutud teemasid. Kes ei tea, mis on Forestbase, siis Forestbase on koostöötamiskontor Pärnus, Akadeemia tänav 1. Ehk siis teil on võimalik tulla ja rentida endale kontorikoht, kas siis päevaks või kuuks ajaks. Ja kõik, mis sul endale vaja kaasa võtta, on arvutitöö jaoks, ülejäänud asjad leiad siit. Ja mis saaks olla veel parem kui see, et täna hommik on meiega ühinenud Luminori peaökonomist Tõnu Palm ja ta räägib, mis juhtuma hakkab majanduses, kui me siit karantiinis niimoodi vaikselt hakkame välja tulema, majandus hakkab vaikselt jälle tööle, et mida need seisakud siis võivad muuta ja mis meile tulevik toob. Ma tean, et majanduses tuleviku ennustamine on, öeldakse, et kristall nii-öelda kera ei ole, aga vaatame, mis on Tõnul nii-öelda varukaks võtta oma teadmiste ja kogemuste juures. Aga ma annan Tõnu sõna sulle. Ja küsimused ka. Küsimused saab küsida kas Q&A kasti kirjutada või chati ja vastame need siis pärast Tõnu esitust. Ja ka Tõnu, sõna sulle. Tervist! Ma usun, et kõigil on kohvi juba mõnusalt laual ootamas ja saab nautida siis väikest ülevaadet. Ma loodan, et see annab sellise väikse positiivse hommiku energiasüsti, et tegelikult tunneli otsas, mida ma vaatan majanduse poole pealt, et kuigi siin pessimistlikke toone on päris palju, siis tegelikult me näeme ka tunneli otsas sellist rohelist tuld. Ja ma arvan, see presentatsiooni lõpus on ka vastus, et miks. Et kahtlemata me ei saa siin alahinnata seda, mis meid ees ootab ja siin märtsi lõpus, kui see viirusepaanika hakkas maad võtma maailmas laiemalt, siis uuendasime ka meie oma prognoose, et kui selleks aastaks oli oodata siis sellist majanduskasvu aeglustumist, siis nüüd on ikkagi täiesti teine dimensioon, et me oleme siis maailmas sügavas majanduslanguses ja see jääb puudutamata ka siis meie kaubanduspartnereid ja loomulikult ka Eestit. Et Eesti suurem osas me sõltume ikkagi välisturgudest, et eksport on 78% SKP-st, et me võime seda raharinglust siin sees juhtida nii palju, kui tahame, eks ju, aga reaalselt meil on vaja uut raha ja see tuleb ikkagi ekspordist. Et isegi kui me vaatame siseturgu, siis kui oluline tegelikult on turism. Ja kui me räägime turismist, siis et räägime linnuvaatletest või mida iganes, et siis paraku ikkagi loeb see turism, mis jätab siia rohkem raha ja see ongi seotud siis tavaliselt mitme päeva külastajatega. Et need on siis Põhjamaad aga ka Aasia ja Vene turist, et turismi on vaja ka siseturul. Et me lihtsalt oma nagu siseturismiga ei suuda seda nagu püsti hoida. Ja siit need numbrid tulevad, et laias laastus võib öelda, et euroala kohta ootused on siin erinevad, et Euroopa Keskpank on maininud seal -7,5 kuni -13, sõltuvalt, kuidas see pandeemia olukord kujuneb. Et loomulikult keegi ei tea, kas see viirus nagu naaseb, aga selline baasstsenaarium on olemas ja see pigem joonistab niimoodi, et euroala kuskil seal jääb väga lähedale nagu Eestiga. Ja miks tavast on olnud, kui me vaatame seda SKP graafikut siin all, siis me näeme, et finantskriisi ajal need langused olid seal rohkem kui 15%. Et miks ainult 9%, siis tegelikult seda seletab ka see joonis, et kui stabiilne me oleme olnud alates siin 2010. Et see Eesti SKT on liikunud seal väga lähedal sellises võnkumises Rootsi ja Soomega, mis tähendab suuremat stabiilsust. Et enne, kui me läksime sinna suurde finantskriisi, siis neid tasakaalustamise oli oluliselt rohkem, eks ju, laenud kasvasid seal 40%, väljast raha laenati 5% majanduse mahust, eks ju, ja siis osteti autosid ja kinnisvara. Et sellist nagu optimismi meil enne seda kriisi ei olnud ja samuti, kui me vaatasime laenukasvu ja hoiusekasvu, siis hoiusekasvu on aastaid olnud kiirem kui laenukasv.
loomulikult hoius on ebaühtlaselt jaotunud ja väga suurel elanikkonnast ei ole rohkem raha kui 8 kuuks või isegi kuuks ajaks. Et see tähendabki seda, et tarbimine ka oluliselt kukub. Aga mida me siin numbritest ka näeme, et siis pigem ma ütleks niimoodi, et selle 2020 osas on need riskid isegi ülespoole, et siin esialgne prognoos siin 9% kanti võib kujundada väiksemaks ja miks on tõenäoliselt esimene kvartal, mis nüüd reedel numbrid välja tulevad, tuleb võib-olla parem ja siin panustavad siis tõenäoliselt tarbimise pool tegelikult kuni märtsin oli päris hea ja teine on ehitus. Et need kaks võiksid nagu sinna esimese kvartali SKT-d nagu hoida ja teine kvartal hakkab mõjutama see, et majandus Euroopas nagu taas avatakse ja ka raha liigub läbi stiimulite. Et siin on nagu euroala prognoos komisjonilt enam-vähem samas suurusjärgus, kui ootab IMF või Euroopa Keskpank. Et Euroopa Keskpank on siin hoiatanud, et võib olla ka -13% langust, et sõltub, kuidas me nüüd sellest teisest kvartali sügavast langust välja tulema, aga ütleks, pigem on sinna, kus me jääme ka Eestiga, eks ju. Et suhteliselt Eesti jääb euroalaga seekord suhteliselt lähedale, erinevalt sellest eelmisest finantskriisist. Ja mis on nagu oluline on see, et tunneli otsast paistab valgus, see tähendab, et alates teisest kvartalist meil hakkab nagu see olukord nagu paranema. Järgmine aasta läheme kasvule, aga see võtab aega ennem, kui me jõuame sinna, kus me olime kriisieelselt. Teine küsimärk selle prognoosi puhul, mis võidakse üles vaadata, on tööpuuduse määr. Et kui see prognoos siin nagu muutuma hakkab, siis tõenäoliselt see tööpuuduse määr läheb kõrgemaks, kui siin on prognoositud. Inflatsioon läheb tõenäoliselt 0,2, et on realistlik ja siin on pigem riskid allapoole, nii et inflatsiooni me see aasta kindlasti nagu ei näe. Ja seda seletab selline nagu kindlustunde langus, majandussentiment, mis tegelikult on langenud siin 2008 kriisi tasemele ja väga kiiresti. Seda meie siis põhilistele partneritele euroala, Soome, Rootsi, Saksamaa. Et Eesti ei ole selles suhtes erand. Ja nüüd, kui me vaatame valuutafondi prognoosi, siis võib-olla siin tuua 2 olulist numbrit, et kõik meie kaubanduspartnerid on samuti vähemal rohkemal määral avatud majandused, kahtlemata seda on Saksamaa, mille põhiturud on siis USA, Hiina ja siis Mandri-Euroopa. Mandri-Euroopa on probleemides, Hiina majandus on tulemas sellest esimese kvartali 6% langusest välja, aga autosid nagu ostetakse väga vähe, nii et Saksamaa majandus esimene aasta näitab väga suurt langust, et loomulikult suurem langus saab olema lõunariikides, kus meil on vähem nagu eksporti, et rohkem meid mõjutab Saksamaa, Soome, Rootsi, Taani, Norra. Norral läheb paremini kui Rootsil. Rootsi on väga seotud Saksamaaga ja USA-ga ja Suurbritanniaga, nii et ka Rootsi need numbrid saavad olema suhteliselt sinna 7-8% kanti. Nii et võib-olla see sõnum ongi see, et kindlasti ei ole tegemist et suure kriisiga lausa Suurbritannia on maininud, et see on 300 aasta viimane kõige suurem kriis, et ärme alahinda. Nüüd maailma majanduse langus -3% on 2 korda suurem, kui see oli finantskriisi ajal. Aga taastumise puhul mängib rolli rohkem, taastumine on kiirem arenevatel turgudel, nii et siin on omakorda ka see sõnum, et arenevad turud langevad siin 2 korda rohkem kui see maailmamajandus kokku ja veel rohkem, kui maailmamajandus langeb kaubandus, sellepärast, et riigid tõmbuvad tagasi. Nüüd, kui me vaatame seda graafikut, siis see sügavam langus saab olema teine kvartal, aga vaadake seda sinist pidevat joont, siis see eeldus on nagu see, et siis teisest kvartali need miinused tulevad ära Euroopas. Saame need siis suve jooksul need numbrid seal sügise poole kätte, sügis saab olema veel raske ja siis 3. kvartalist hakkab nagu paranemine. Jõuame sinna arenenud riikides kriisivuse tasemele kuskil 2022. Ja siin on ka väljakutse nende eksportivate riikide jaoks, et kui esimeses tulbas on siis maailmamajanduse langus -3% taastumine ja taastumine tuleb arenevatelt turgudelt, siis ka meil, ütleme Jaapan, Hiina ekspordi osakaal seal protsent, eks Jaapanis läheb puitmajad ja nii edasi, ka osad toiduained, et see pool on nagu suhteliselt vähe kaetud.
ja meile ikkagi loeb rohkem see euroala import ja euroala import jääb enam-vähem samasse kanti, kus siin see kolmas tulp on euroala eksport. Et euroala import ja eksport enam-vähem samas suurusjärgus. See on ka mul see märtsi prognoosis, et see ekspordi langus on kuskil 12%. Töötlev tööstus on nüüd hakkab alles need langused ilmnema, et siin võib-olla kõige värskem number on ka siis Leedust, kus töötlev tööstus langes 12% aasta baasil ja tööstus 11%. Et endised numbrid olid kõik nagu päris ilus. Et Eesti puhul see number on varemalt olnud miinuses, see on -9 tööstustoodangut ja -8% töötlevat tööstust. Et siin see suhteliselt laiapõhjaline sektori käivete langus oli meil tunnetav juba märtsis ja varasemalt loomulikult energeetika küsimust. Nii et siin on ka töötleva tööstuse mahud meie peamistes kaubanduspartnerites siin Soomes, Rootsis. Ja siin võib-olla see positiivsus, et miks võib-olla see Eesti number võib tulla parem ka -9, on ka see, et vähemalt seni on hoidnud päris hästi nagu Soome ja tööstustoodangu mahud. Et hiljem on paar slaidi ka Soome kohta. Nüüd töötleva tööstuses langused on harude lõikes, kuigi siin märts on suhteliselt laiapõhjaline, ikkagi harude lõikes on selged erisused ja loomulikult kõige rohkem arenenud riikides peegeldub see sama pilt, kus sellised tsüklilised harud nagu, et tarbija tõmbab tagasi, et siis ta ei osta autot ja võib-olla lükkab telefoni ostuda esialgu edasi ja siis millalgi hiljem naaseb kohvikusse restorani, aga et vahetab välja oma jooksutossud, aga esialgu nagu jah, hoitakse eemal kinnisvarast ja autost ja loomulikult kiiresti mõjutab siis neid autotööstust, nii et mis pärast ka Saksamaa numbrid on nõrgad, et autoosad, kes Tšehhi ja kes neile allhanged pakuvad, et ka Eesti, et siis on näinud, et värvimistööstus või metallid on pihta saanud, samuti tekstiil, eks, et riiete ost ja nii edasi, et kui kaubanduskeskused on kinni. Aga siis, kus on nagu enam-vähem on hoidnud ka Põhjamaades, on elektroonika, Soomes elektroonika numbrid viimased päris head. Puidus on Soomes suurem langus ka Eestis. Toiduained on ühtlaselt pluss siis Saksamaa puhul 10,6% jaemüügi kasvu. Et olukorras, kus kokku jaemüük neil langes seal -1,9 kuskil, oli pluss siis toiduained, meil täpselt sama asi. Ja siis muidugi keemiatööstus on ka natuke paremas seisus keskelt läbi, et siin keemiatööstust mõjutavad energiahinnad. Aga hakkame nüüd rohelise tule poole liikuma ja siis vaatame juba näiteks selliseid asju nagu transport suurlinnades. Et selgelt nüüd aprillikuu saab olema siin suur keskmiste riikide jaoks kõige nõrgem kuu ja võiks öelda, et siin maist, juunist ütleme, hakkab see selline majanduse situatsioon tegelikult paranema. Aga need majanduse numbrid tulevad järgi, et lihtsalt teise kvartali need kahekorralised miinused majanduslanguses. Et need on nagu turg on sisse arvestanud. Et ettevõtted kuu käive nüüd hakkab siis Eestis langema. Siin märtsis veel oli mõnedes näitetes oli juba näha, aga siis liikumine, energianõudlus, nii edasi. Siin oli ka muidugi soem kliima, mis Euroopas mõjutas, aga põhimõtteliselt erinevad liikumisandmed näitasid seda, et siis märtsikuus tegelikult see mõju tuli sisse ja nüüd me näeme siis need viitega, eks ju, deklareeritud käibedena hakkavad tulema kuise viitega. Aga siin ühtest juba joonistub välja, et nagu me ka suures osas ootasime, moodsime, eks ju, et need sektorid loomulikult nagu kunst, meelelahutus, teenindavad sektorid saavad majutus, toitlustus saavad rohkem pihta suurematest harudest, kuna ekspordi, impordi nõudlus on tagasihoidlikum, transport on häiritud, siis veonduslaandus kindlasti nendes sektorites, kus need käibelangused on siin kahekohalised. Aga jah, et sellised suuremad langused on jah, need siis harud, mis ka paraku väga kiiresti ei kipu meil kohaliselt taastuma, et hotellid, et suured Accori hotelliketid alles nüüd nagu avavad ennast ka globaalselt, et see on alles algusjärgus. Hulgi jaekaubandus, seda mõjutavad siis tsükliliselt nii hulgi kui ka jaekaubandus mõjutatud, et nüüd meil kaubanduskeskused avanevad. Soome pilt, Soomes on jah, see
siis selline nagu ehitusse jõuab see viitajaga, tehakse need tööd ära, mis on, uusi tellimistega võib tekkida väike vahe sisse, aga see olukord siiski ikkagi, kui kindlustunne taastub, siis taastub ka see, aga ehituses tuleb väike paus vahele. Et jällegi tekstiil, keemiatööstus on tegelikult olukord parem kui siin pildi peal, sellepärast, et siin on energiahindade suur langus sees. Aga jah, et elektroonika, toit, osa metallitööstust, päris ilus pilt, et Soome kohta ei ole halb. Samuti, kui me vaatame Soome teenuste sektorit nagu Eestiski, et näeme siin transporti, meelelahutust, toitlustust ja majutust ja mis hakkab tagasi tulema, on siis toitlustuse pool, kuna siis maikuust hakatakse ilmad paremad ja lubatakse siis taas nautida seda köögipoolist ka tänavakohvikutes. Et kahtlemata joonistub välja üks võitjatest, see on siis teadus-arendustegevus koos infotehnoloogiaga, nii et need sektorid, mis pakuvad nagu lahendust. Tegelikult siia juurde võiks ka joonistada pikemas perspektiivis meditsiini. Nüüd pilt meretranspordist, et Soome sadamates siis, et see pilt kuni märtsini vähemalt oli päris ilus, et vaatame seda punakat tulpa seal. Et ei ole sellist väga järsku langust, et loomulikult need järgmised kuud on sarnaselt rasked Soome majanduse jaoks, aga selline aasta algus on suhteliselt hea ja see on ka üks põhjus võib-olla, mis annab tulevikus lootust natukene nagu, et me oleme startinud seda aastat paremini, kui siin võib-olla isegi kuu aega tagasi vaadates oleme arvanud. Et selgelt nüüd 4. maist Soome siis teatas, et ka ärireisid ja muud vajalikud reisid Schengeni piirkonnas on lubatud 14. maist. Et need on need olulised märksõnad, et tegelikult me vajame just seda, et hakkab, et järgmise sammuna, et turismi liikumine läbi siis laevaliikluse. Et ka osad lennufirmad siin mõned nädalapäevad tagasi, ka odavlennufirmad, Ryanairid alustavad Euroopas 22 lennujaamas taas liiklust. Nüüd ongi küsimus, et kui palju siin Eesti esialgu sihtmärgile jääb, et kõigepealt on ikkagi see, et sul on käive üles vaja saada ja siis sa vaatad nende suuremate mahtude ja suuremate lennujaamade poole. Et Saksamaa pilt, Saksamaa on suunanäitaja kahtlemata mitte ainult siin, et kuidas see nagu kriis hakkab nüüd paranema, aga just nende lahenduste poole pealt, et ka kui me räägime siis Euroopa toetusmeetmetest, siis kahtlemata Saksamaa, Prantsusmaa juhtroll seal, et kuidas need meetmed nagu tuleks kujunevad, et see on ülioluline. Ja siis, mida me näeme siis, et see on nüüd märtsikuu seis, on siis Saksamaa majanduse langus. Ja mis on võib-olla eripärane siin selles, et see 2,3% kvartaalset langust seal sees oli tegelikult suurem osa oli mõju tarbimise poole pealt. Nii et selle kriisi mõju ongi see, et tarbimise roll on tavaliselt suurem. Et tüüpiline kriis on see, kus tarbimine tuleb ribaraba järgi, kõigepealt tulevad investeeringud maha ja siis tarbimine, siis siin on koroonaviirusega sa sulged põhikaubanduse ja sellega tuleb tarbimine kiiresti. Et sama pilt oli Prantsusmaa 5,8% SKT kvartaalset liikumist, seal suurem osa on esimese järgus tarbimine. Aga siin on ka masinate seadmete langus kvartaalne kuskil 7%, samas Saksamaa puhul see 2009 oli kuskil -16%, nii et 2 korda rohkem oli masinate seadmete langust. Et jah, tarbimine on väga oluline siin selle puhul. Saksamaa taastumine on tegelikult päris hea selles prognoosis, et vaadake -6,5 langust. Et selle prognoosi järgi me jõuame sinna 2022 kuskile eelmisele kriisialise tasemele, et 5,9 järgmine aasta. Nüüd autotööstus. Autotööstus, tsüklitööstus on päris, annab pilti, et üleval on siis riigid, mis on varem nagu pandeemiast vabanemas, kus roheline tuli paistab, et mis seal autoturg teeb ja all on siis need, kes just on täna nagu sellises raskes situatsioonis. Eile oli mul just intervjuu Prantsuse raadioga
ja seal pärast nagu vestlesin ka ajakirjanikuga, et tegelikult istuvad kõik kodus ja sellisest kohviku nautimisest on asi kaugel, et Prantsusmaa on selgelt maas ka selles majanduse avamise meetmetes, kui me vaatame Pariisi. Et kus me autoturuga oleme, siis Saksamaa puhul need numbrid põhimõtteliselt tähendab seda, et me oleme aastas 1979, just kuulsite õigesti, 1979 uut automüügimaht. Et see on nagu fenomenaalne, et siin uut sõiduautode müük 121 000. Et seda me nägime alles siin ikkagi mitukümmend aastat tagasi. Prantsusmaa puhul automüügi maht täna on kuskil 13% sellest, mis oli kõige kehemal kuul 2009. Et selgelt me ei saa nagu alahinnata, mis see teine kvartal nagu tuleb, eks. Et ülevalpool me näeme siis Hiina puhul siis tüüpiline koroonaviiruse puhul, eks ju, et kui sul see müügisalongid on kinni, siis loomulikult need numbrid kukuvad ära, täpselt nii nagu Euroopas on nad kuskil 60, Itaalias seal 80% aasta baasil ära kukkunud, Eesti on ka 60 seal. Lätiga samas, Leeduga samas tsüklis. Et siis kõigepealt kukub see turg ära, Hiinat järgi teha on raske. Hiina tuli välja selles tempos, et veebruaris oli 80% langust, märts oli 60% ja aprillis oli -2,5% aasta baasil. Et siin peavad lihtsalt stimuleerimise meetmed olema, et seda autoturgu nagu taastada. Ja Hiina muidugi aitab seda, et selle elektriautod oleks oluliselt, et sellest jälle võidavad natukene vähem nagu eurooplased, kes sinna ekspordivad. Et see, mis tuleb, ei ole see, mis on minevik. Ja Lõuna-Korea on ka nüüd pööre paremusele, nii et ka autoturg pöördub, aga pöördub siis, kui salongid on lahti ja see tase on hoopis teine, et kuni tarbija on selles olukorras, kus ta jõuab osta ja on julgust osta. Nüüd roheline tuli on ka tooraine turul, et need kõige madalamad hinnad energiahindades on möödas ja tooraine hinnad on siin taastunud sellest $19 barrelist, me oleme siin kasvanud 80%, kui lihtsalt kasvu vaadata. Et oleme seal kuskil 36-37, mis tähendab seda, et kuskil 40, juba selle tasemel hakkab USA kildatootjad hakkavad muutuma nagu konkurentsivõimeliseks, et siin ootused on, et selle aasta lõpus juba hakatakse taas avama siis kildatootmise ütleme siis puurkaeve. Et see turg on rohelises. Jaemüük loomulikult on täna selline, mis sukeldub miinusesse ja me võime siin võtta lihtsalt, et oleme valmis siis kahekohaliseks jaemüügi languseks, et täna Eestis märtsis veel ei olnud, nii et esimene kvartal tuleb võiks tulla nagu päris hea. Ja see langus jääb siis 20 languse SKP-s jääb siis teise kvartalisse. Et kus on loomulikult kaubamajad sõltuvad palju turismist, eks, et lisaks sellele, nii et see mahtude taastumine ei ole see. Hiina näide jällegi, et kuidas see taastumine läheb, siis jaemüügi numbrid on paraku võtavad aega, võtsid aega Hiinas, nii et Hiina stimuleeriliseks sai selle autotööstuse käima, antis käsu kätte, et tööstuse hakkaks tootma, aga sul ei ole nagu see lõppostjatena, varud kasvavad. Ja siin on selgelt näha, et kui Hiina, ütleme, tööstustoodangu mahud on seal 3% plussis, siis nagu näete siin Hiina jaemüük, sul ei ole tarbijat ostma sinna -16 langust. Nii et see on selline nagu pilt. Nüüd, kui küsiti tarbija käest, et mis on see ootus, et kuidas me läheme tavapärase elukorralduse juurde, hoidlusküsitlus, siis siin on vastused natuke üllatavad minu jaoks, sellepärast, et kuskil peaaegu 20% Prantsuse vastajatest ütleb, et see olukord nagu pöördub tavapärasesse juurde mai-juuni ja kuskil 27% august-juuli, eks ju, et piirangud tavamine juba mais hakkab pihta, aga et see on natukene jah, selline
see on hea, kui selline optimism on, eks ju, aga et siia juurde peaks kindlasti vaatama see, et see, mis tuleb, ei ole see, mis oli minevik. Et laias laastus tarbimist piirab see, et jah, osad sellised tooted tulevad päris kiiresti tagasi, aga sellised nagu tsüklilised suuremad ostud mahu mõttes, autod, kinnisvara, et see võtab aega, et pealegi väga palju kodanikke on palgatoetustega ja tööpuudus hakkab nüüd kasvama. Et tööstusel on väljavaade taastuda sünkroonis arenenud riikidega ja siin meie põhimõtteliselt liigume tsüklis muu oma peamist kaubanduspartneritega, et sõltume nende nõudlusest. Et siin nagu viitaega ei tohiks olla. Uus reaalsus tähendab seda, et tegelikult paljud ärimudelid saavad sellest Covidist uue tõuke ja kahtlemata siin on tehnoloogia valdkonnad, mis on teinud selle viiruse tõttu nagu paari aastas hüppe edasi. Et tööturg on see, miks nagu see tarbimine võtab aega taastumisel. Tarbimine on majandusest kõige suurem osa, nii et see on ka põhjus, miks majandused puhul nüüd on küsimärk, et kui kiiresti me jõuame sinna kriisieelse tasemele. Me hakkame liikuma paremuse poole, esialgu võivad need tulemused olla päris ilusad, aga siis ütleme, et samuti majanduse stimuleerimise meetmed tulevad, aga mida aeg edasi, siis tegelikult sellist nagu suurt tootluse kasvu väga ei tule ja selline esialgne kiire kasvu hakkab siis pikemas perspektiivis nagu hoogu maha võtma. Aga siin on pilt siis sektoritest, et kui palju on töösuhte arvu muutus ja natukene peegeldub see loogiliselt ka siis, et milline on see ettevõtete käibe muutus ja ettevõtte olukord, et numbrites loomulikult töötlevatööstus on suur, protsentuaalselt on siis majutus toitlustus, kus on töö siis põhimõtteliselt lepinguid nagu vähem, töösuhteid on vähem. Ja mis seal tavaliselt pihta saab, on siis kõik need paindlikud, nad on nimetatud uue majanduse valdkonnad, kus see on paindlik tööaeg ja ei ole töölepinguid, et siis seal nagu on kõige kiirem see, kus need töötajad istuvad siis tööpuuduse ukse taga. Ja loomulikult siin on siis USA näitel on siin toitlustus, igasugused transpordifirmade puhul lahendused, et seal on kiire see, kus tegelikult vähendatakse nagu tööjõukulusid ja seda lihtne teha, nii et need on ka siis kõige haavatavamad töökohad. Ja USA puhul me näeme täna, kus on tööpuudus kasvanud põhimõtteliselt 3,5%-lt 15%-ni, et see on kiirem kasv, kui me oleme, see on põhimõtteliselt majandusdepressiooni kasv. Ja nüüd on küsimus, et kus me oleme aasta lõpus, kas me oleme seal 10% peal või me oleme päris kaua kõrgemal tasemel. Et Iirimaal on kuskil 22% töötajaskonnast palgatoetuste peal koos tööpuudusega. Et see on see, mis tegelikult on küsimärk nüüd aasta teisel pooleks. Et kui tööpuudus hakkab oluliselt kasvama, et siis see on piirav tegur. Aga loomulikult siin on palju teenuste sektori ja valdkondasid, kus selline 37 miljonit kokku joonistub. Nüüd koroonaviiruse olukord selgelt paraneb ja see on, me jõuame selle positiivse sinne, kus aprill, võib-olla 20 aprill, 10 aprill oli Saksa majandus täitsa kinni, 20 aprill oli selline põhi, kus energianõudlus, kui sa võtad High Street, siis peatänavat liiklus, võtad routingud, näiteks Apple'i Mapi routingud, kus otsitakse kas siis uusi kohtumisi, ärikohtumisi, et kõik need näited nagu näitasid, et selline nagu aprill jäi nagu põhjaks ja mais pandeemia olukord paraneb ja samuti kõik need sellised lühiajalised majandusindikaatorid näitavad, et aktiivsus hakkab tulema tagasi. Aprilli lõpus väiksed poed avanesid ja mais nüüd on ka suured poed lahti. Juuksurikohad avatud. Ja siin on ka siis majanduse taasavamise sammud, et
et lisaks automüügisalongidele, mis siin aprillis on, siis maist lisandusid järk-järgult pandeemia olukord. Saksamaa on tõesti selline inseneri teadus ja kuulatakse spetsialistide nõu, et vastavalt tervishoiu olukorrale on tõesti tehtud nagu väga-väga struktuurselt lähenetud ka majanduse poole peale, et rõõm näha nagu, et kuidas majandust nagu järk-järgult nagu taas avatakse, et kui vaja, siis suletakse kogu olukord, saadakse kontrolli alla, meditsiinisektoril on varud olemas, sellega saadakse kindlustunne toetab siis kogu finantseeringu hinda, neil on kõige odavam finantseering ettevõtetel ja riigil, et see on see musternäidis, et kuidas nagu Saksamaa tuleb välja ja nüüd nad stimuleerivad ka kõige rohkem, nii et Saksa ettevõtted saavad kõige parema konkurentsisituatsiooni, eks, et Lufthansa sai just 9 miljardit raha. Et Saksamaad kindlasti tasub nagu jälgida, et mis samme nad teevad. Väga konkurentsivõimeline majandus. Ja mis on probleem, suured avalikud kogunemised, täpselt nagu Prantsusmaal, et kuni septembri on sellised suuremad avalikud kogunemised, et ka Bundesliga start, et esimene matšist pandigi sinna, vaatatakse sellised inimeste maketid, et oleks lõbusam mängida, et kõik see ei ole nagu kohe nagu normaliseerumine, aga selgelt piirikontroll meie jaoks ülioluline, et algas Austria kantsler, suhtles Saksa kantsleriga ja lõppkokkuvõttes avati siis piir tööjõu liikumiseks ilma nagu selliste kontrollideta 9 ümbritsevas riigis. Ja siin on pilt ka siis põgusalt siis USA majanduskasvu all ja üleval on siis suured aktsiaturud, nii et roheline tuli paistab aktsiaturgudel juba 18. märtsist. Nii et märksa varem, kui Saksa majandus olukord hakkasid paremuse poole pöörduma, nii et kui me börsi liikumisi vaatame, siis S&P 500 on põhimõtteliselt selle eelmise aasta lõpust taastunud, jäädes kuskil 10% miinusesse. Et siia kõrvale siis Russell 2000, mis on selline nagu kohalikud ettevõtted, seal on see langus suurem ja see peegeldubki seda majanduse struktuuri, kus nagu ma ütlesin, et ka USA puhul, kus me nägime see 4,8% kvartaalset annualiseeritud langust, siis seal oli tarbija sees. Et tarbija tagasitoomine saab olema suur küsimärk ja ma arvan, paljud alahindavad seda, mis hakkab juhtuma tööpuuduse määraga. Et USA puhul seda ei alahinnata, aga ma arvan, eurooplaste puhul seda alahinnatakse. Ja siin on indekseid, mis on juba nagu kriisieelset tasemest kõrgemale, siin on Nasdaq. Nii et lõpetangi oma selle esitluse sellise pildiga, et tegelikult alates, kui börsid on sukeldumas sellise optimismi 18. märtsist, siis majanduste puhul võiks öelda, et kuskil paranemine aprilli lõpust ja lühiajaliste indikaatorite põhjal suured makronumbrid alles lähevad kehvaks, aga tunneli otsas on ettevõtete ootused on muutunud ja eelmise nädala teisipäeval ma ütlesin, et me näeme seekord Euroopas esimest korda seda olukorda, kus ettevõtete ootused pöörduvad plussi ja see nagu ennustus läks täide, et IFO indeks ja ka Euroopa PMI indeksid esmakordselt ettevõtete ootus pöördus kasvule ja see on näha, et minnakse vastu ilusale suvele, rand võib-olla natukene tühjem, kui ta muidu on, et eelistatakse mitte nii tihedat rahvastiku rannas, aga rohkem privaatsust ja see võib-olla peegeldab seda majandusseisu. Aga tunneli otsas on roheline valgus. Tänud! Aitäh, Tõnu, selle info eest. Hommik on kohe parem. Nüüd aga kõigil, kellel on siin käed püsti, tahavad küsimusi küsida, siis saab kirjutada kas meie chati või Q&A boksi ja siin on ka mõned küsimused juba tulnud. Ehk siis küsimus Tõnu sulle, kohe selline põletav päevakajaline teema, et kas siis Eesti riigi võlakirjade emissioon oli riigi poolt õige otsus või mitte? Jah, et Eesti riik on ikkagi uskumatult,
et tegelikult on väga suur väljakutse olnud eelmistel valitsustel hoida nagu eelarvet tasakaalus ja eeskätt siis, kui me tulime sellest suurest kriisist välja, kus see majanduslangus 15%, et me ei olnud nagu eurolas sees, mis tähendas seda, et meil oli vaja eurokriteeriumid täita, meil oli eelarvet vaja hoida -3% Maastrichti kriteeriumit, et me pidime selles olukorras tegelikult kärpima nagu eelarvet oluliselt, et täita eurokriteeriume. Ja see tähendas seda, et tegelikult nagu riik ei saanud nagu majandust väga palju toetada ja see peegeldus siis tööturul, kus tegelikult tööturu olukord halvenes rohkem kui muudes Euroopa riikides. Et kui Saksamaa suutis eelmisest kriisist välja tulla niimoodi, et tööpuudus aasta pärast suurt kriisi hakkas langema, siis meil kulus nagu 7 aastat jõuda sinna. Et me käisime sügaval kõrgel tööpuuduse määral. Kõrge tööpuuduse määr tähendab seda, et tervishoid, rahva tervis kannatab, nii et rahva tervis kuskil 5-aastase viitega hakkas halvenema. Põhimõtteliselt sa kulutad siis järgnevatel 7 aastat meditsiinisektorile, kui sa lased nagu tööturu käest ära. Sul inimesed, kes ei ole tööturul, ei arene, ei ole konkurentsivõimeliselt tulevikus globaalselt, ei aita nagu eksportisektorit, ei aita raha juurde tuua. Et selles olukorras täna, kus me oleme kõik need eelmised nagu ettevõtjad ja riik koos on suutnud hoida eelarve nii madalana, intressimäärad nii madalad, nüüd selle šokiga on selgelt, ei ole nagu mõistlik, loomulikult mõistlik on võlga võtta ja seda muidugi arukalt kulutada, et see ei tähenda seda, et võla võtmine selles olukorras on möödapääsmatu. Et 10-aastane võlg minu meelest hea mõte, oluline on näha, kuhu see raha läheb. Ma tahaks näha nagu seda, et see läheb ka osaliselt mitte ainult sinna, et me üritame endist taastada, vaid üritaks natukene ka paremat. Ehk kas see raha läheb ka ülikoolide teadus- ja arendustegevusele koostöös ettevõtjatele, kas see raha läheb ka siis töötajate täiendõppeks, hariduse pooleks, et saaks, et kas sealt tuleb uut eksporditulu. Kas e-riigi uued lahendused, kas me jääme vanade e-riigi lahendusteni või me näeme täiesti uusi innovaatilisi lahendusi, sest muu riik tuleb väga kiiresti selle COVIDiga meile järgi. Et ei saa enam öelda, et meil on 99% seal riigi poole pealt e-riigistatud, aga tegelikult paljud riigid on meist ees läbi selle e-kaubanduse. Nii et siin on nagu küsimärgid, et raha võtmine kindlasti on hea, aga seda oleks võib-olla parem teha mitte kriisi ajal, aga teha seda teises olukorras. Aga ma loodan, et me saame ikkagi väga hea intressikulu. Et Luminor on ka näide sellest, kus me oleme emiteerinud miinusintressiga raha ja riigi risk on oluliselt väiksem, nii et kuigi see olukord on keerulisem, siis ma tahaks loota, et see intressimäär jääb Eesti jaoks soodsaks. Aitäh selle vastusest. Et juba järgmise küsimuse pooledi vastasid ära, aga võib-olla siin veel küsimus on selline, et eelmine kriis hakkas peamiselt kinnisvarast Eestis siis ja lõppes reisimisega, see kriis hakkas reisimise piiramisega ja tõenäosusega äkki vist jõuab ka kinnisvarasse, et kas need kriise saab omavahel võrrelda ja mis oleks suuremad õppetunnid siis 2008 kriisist, mida siis tänases olukorras väljumise koha pealt võiks arvesse võtta? Väga head küsimused. Ja, et keegi on siin mõelnud pikemat aega juba. Et kinnisvara puhul, mida me tegelikult oleme näinud, on siis see, et kinnisvaraturg, kui võtame Aasia näite, COVIDiga lihtsalt kukuvad nagu mahud ära, kui ei ole väga suuri varusid, siis tegelikult sellist, vähemalt esimeses faasis me ei ole näinud, et nad on suutnud ära hoida selle müügilaine ja hinnad ei ole nagu kukkunud olulisel määral. Loomulikult statistika alati valetab, eks ju. Et kui see on reaalne tehing ja sa tahad sellest lahkuda, siis sul on ostjad vähe ja sa oled sunnitud tegema mööndusena. Statistiliselt on erinevalt 2008 on see, et seal oli nagu see, nüüd on nagu oluliselt tugevamalt kiiremalt reageerinud keskpangad, fiskaalpoliitika, palgatoetuse meetmed.
Ehk kui me suudame ära hoida nagu sellise tööturu olulise nõrgenemise Euroopas, siis sellist likviidsuse pangad on osa lahendusest aidanud refinantseerida võlga, et see olukord siin on selgelt erinev. Et kui on kiirmüük, siis ei jää ainult need kinnisvaramahud ei kuku sul drastiliselt ära, nagu me nägime ka USA-s. Aga USA-s hinnad on veel kasvavad, et kinnisvara hinnad on üleval, ehk liigub parem kinnisvara. Statistiliselt ei ole nagu sellist suurt langust. Nii et selles suhtes siin on erisused olemas. Mis 2008-9 õppida võib-olla ongi see, et majandusest väljatulekul võib-olla, et pangandus ongi osa nagu lahendusest täna mujal laiemalt, et oluline kaitsta rahavoogu, üritada refinantseerida ja siis mõelda selle peale, kuidas loomulikult see ettevõte nüüd nende järgmiste kvartalite kellu jääb. Et teine, kolmas kvartal saab olema veel raske, et see on ajutine. Ja nagu ma graafikul näitasime, siis need majanduse mahud taastuvad siin ülejärgmine aasta. Et siin on vähemalt tunneli otsas mingi nagu selge valgus. Meditsiinisektoris tuleb uusi lahendusi. Jaapan tuli triljoni, tuleb välja nüüd sel nädalal kuskil triljoni selle paketiga, USA tõenäoliselt 3 triljonit, et Euroopa Keskpank järgmisel otsusel võib kaaluda veel varaostuprogrammi suurendamist. Et pigem nagu vaadata, et kuidas nagu sellest hajutusest probleemist üle saada. Et meil on tunneli otsas selgelt valgust, see on erinevus. Aga mõelda tuleviku lahenduste peale, et mis sektorid on nagu hästi toimetanud ja olla innovaatilised. Et näiteks e-kaubandus on selge näide, kuhu minnakse. Ettevõtted on leidnud seda, et klient on nii kaugel, kus on su mobiiltelefon. Ehk siis, et ettevõtjad on väikeettevõtjad on ka nüüd mõelnud selle peale, kuidas ma olen nagu nähtav tarbijale ja kui turism jääb lahti, siis turism on globaalne, e-kaubandus on globaalne. Et USA näide, aprillis kukkus seal jaemüük ära 16%, aga e-müük on 14,5% plussis. Et osa sektorid lihtsalt kasvavad. Et otsige need kommid üles. Nii, meil on mõned küsimused veel. See on selles mõttes päris põnev küsimus, et kas Rootsi otsus hoida siseturg lahti on õige, et kas Rootsi on nüüd natuke paremas majanduslikus seisus kui need riigid, kes kehtestasid rangemad piirangud? See on meditsiiniline kriis, et Rootsi puhul on siis see, et vastused selguvad nagu pikas perspektiivis. Rootsi puhul majanduslangus tuleb täpselt samamoodi sisse, seepärast Rootsi sõltub sellest välisnõudlusest. Suurem osa tööstusest läheb kõik ekspordiks. Et Rootsi meditsiinisüsteem on väga heas seisus ja neil ei tekkinud seda probleemi, et siis tekiks risk, et pead valima, kellel sa nagu hingamisaparaadid annavad. Et see mänguruum oli nagu olemas. Rootsi puhul majanduse poole pealt langust on täpselt samamoodi sees. Mis nüüd erinev on see, et Rootsi puhul seni on surmade arv 1000 inimese kohta 3 korda suurem, kui on Taanis ja Rootsis. Et kui sa hoiad majanduse avatud, kui viiruspandeemia käib ringi, siis arvestad sellega, et ka siis see viirus levib. Et need olukorrad on erinevad, et kui sa oled New Yorgis ja sul on suur metroo ja sa hoiad majanduse avatud, et see ei ole lihtsalt mõeldav. Et siin ongi, see sõltub riigiti, et mis on need võimalused. Et suurlinnades absoluutselt õige. Sulged majanduse, saad viiruse pandeemia kõver kontrolli alla ja nüüd järk-järguselt avad. Hoides avatuna oleks katastroof totaalne. Nii et selles suhtes ma arvan, et Euroopa riigid näitavad, et selline majanduse sulgemine oli pandeemia kõverate alandamiseks oli mõistlik.
Aitäh selle vastusest. Ma vahepeal lisaküsimus, meil on usastunud mõned korrad juttu, et küsimus selline. Eelmise aasta sügisest USA siis Föderaalreserv Fed hakkas väga tugevaid stiimuleid repoturule tegema, ja mis muutis väga mitmed, vähemalt seal mandril olevad analüütikud murelikuks, et kuidas see nagu pangandus ja selline rahaturu olukord ja USA dollari olukord üldse praegu siit poolt paistab? Jah, see repoturu olukord tegelikult oli peegeldas lihtsalt seda olukorda, kus keskpank hakkas, majandus kasvas päris heas tempos, eks seal toona kuskil 3% hakkas liikuma sinna 2,5 suunas. Ehk siis keskpank vähendas seda fiskaalset stiimulit eelmisest kriisist, ja sellega ta vähendas siis oma bilansimahtu. Ehk siis, et uusi selliseid, keskpank toimetab niimoodi, et ta laenab raha turule välja ja pakub, mida siis kommertspangad edasi laenavad klientidele. Et kuna majandusolukord nagu paranes, tööturul töötus liikus sinna 3,5 kanti, et siis keskpank nagu vähendas tururaha. Aga siis tekkis see olukord, kus keskpanga bilanss oli nii väikseks läinud, et selline nagu üldine likviidsuse majandus ja see pakkumine jäid suhteliselt lähedasse, nii et kui tekkisid paar turul mõne suurema nagu tehingu tõttu selline ajutine nõudlus, siis selline lühiajaline intress lihtsalt kerkis ja sellest räägiti nagu liiga palju, et põhjendamatult, et kes nagu asja teab, siis selline lühiajaline intressimäära volatiivsus ei mõjuta sul pikaajalise ja võlakirjade intresside volatiivsust. See on see, mis on problemaatiline. Aga selline väike nagu võnge nagu oli ja siis keskpank nagu lihtsalt suurendas nagu repoturu mahtu ja sai asja kontrolli alla. Et seal oli ka siis Rahandusministeeriumi suuremad liikumised, mis seda turu likviidsust mõjutasid. Et see oli jutuks, oli hea, aga tegelikult fundamentaalselt ka Fedi, eks ju, president ütles, et kuulge, et keskenduge mingi muul teemal. Et see saadi kontrolli alla. Et küsimuse laiemas plaanis on lihtsalt see, et nüüd hakkavad keskpankade bilansid väga oluliselt kasvama ja keegi ei taha näha nagu väga tugevat raha. Dollar on täna pigem nagu tugev, et euro nõrk, kurss 1,08 on 0,9 on suhteliselt tugev dollari kohta. Ja eks me näeme, et kõigepealt, mis juhtub USA-Hiina suhetest, see paneb liikuma siis, kui siin peaks pingeid tekkima, siis tõenäoliselt Hiina yuan nõrgeneb, dollar tugevneb, riskide probleem, kui hakkavad tekkima riskid siin valimisteel, et kui on pingeid nende suurmajanduste vahel, siis siin võib aktsiaturg alla tulla ja võib ka dollar sellega koos tugevneda. Kui aga läheb selline roheline tuli tunneli lõpus, siis tegelikult ma näen seda, et euro võiks siin natuke tugevneda. Ehk siis päris selline suur poliitilise riski küsimus on tegelikult vaadata Hiinat ja USA-t. Absoluutselt, pigem on jah, et USA-Hiina, mida nagu tasuks nagu jälgida, et valuutakursid on suhteliselt paigas. Teine küsimus, et üks majanduse näitaja on selline volatiivsus ja raha liikumine, et see oli aeglustunud siin eelmise aasta lõpus, et kuidas, ja nüüd põhimõtteliselt ju seisma jäi, et kuidas on keskpankadel mingid stiimulid, et kuidas seda volatiivsust nagu piirendada või mis selles olukorras nagu tänasel hetkel, selles valdkonnas tänasel hetkel toimub? Ma ei saa väga hästi aru küsimusest, et majanduse volatiivsus või? Raha liikumise volatiivsus. Raha liikumine. Et see volatiivsusindeks vähemalt USAs oli suhteliselt nagu langev. See ei ole mitte aktsia volatiivsusindeks võib-olla. Küsimus on aktsia volatiivsusindeksist. Raha volatiivsust tavaliselt ei räägita. Et mis on aktsiaturgude volatiivsust, siis see peegeldab riski, milline on nagu riskitunnetus turul. Märtsi keskpaigus oli
kui me võtame kaks suurt aktsiaindeksit, USA S&P 500 ja DAX, siis USAs, kui ma mäletan, siis me jõudsime kuskil 81 tasemele. Normaalselt selline volatiivsus võiks olla nagu kasvava turu puhul kuskil 20 alla selle, väga hea olukord, stabiilne olukord on 14. Aga 20 on see, kus aktsiaturud tavastavad edasi ülespoole nihkuda. Et täna me oleme seal kuskil 36 ja ka taksis üleval. Et see on see, mida nagu keskpangad ka jälgivad, et väga oluliselt on rahaturu volatiivsus vähenenud, et rahaturu intressides on selline langus olnud, kus on pakutud raha juurde ja turgu stabiliseeritud, nii et see on nagu pikem jutt, millest võiks 2 päeva rääkida, mis tegelikult tehti, aga võttes asja kokku, siis siin on ka väga oluline paranemine, et meil on aktsia volatiivsus, rahaturu intresside volatiivsus tulnud alla ja see peegeldab seda, et tegelikult investeeringute puhul on olnud võimalik täna hoida portfelli plussis aasta baasil. Et kes on seda nagu julgelt ja oskuslikult settinud, et ei ole üldse võimalik, et täna on nagu portfellid ka plussis. Väga hea. Võtan veel viimase küsimuse. Kas täna tasub uut Euroopa autotootja autot osta? Tundub, et küsimus on selle mõttega, et kas on lootust, et auto müügihinnad lähevad alla? Et tavaliselt põhiliselt on täna nagu kaalumisel sellised abipaketid, et Saksamaa autotootjad palusid nagu abi, et eelmine kriisi ajal oli ka, et anti nagu sellist stiimulit, et vaheta vana välja ja osta uus. Hiinas oli see Hiina autoturu hüppe oli puhtalt nagu sellise stiimuli pealt, et kui aemik kukub sul 16%, siis ei saa autoturg olla nagu -2. Et see näitab lihtsalt, et riik on andnud täiendavad stiimulid autotootjatele. Et Euroopas on praegu diskussioon, tõenäoliselt Prantsusmaa toetab oma tootjaid majanduse stimuleerimise meetmega. Et alles nüüd nendega hakatakse tegelema, et kuidas nagu uut raha läbi siis fiskaalpoliitika, kuhu nagu paigutada ja see hakkab mängima siis rolli, et mis sektorid nagu taastuvad. Et autotootjate hinnad on tegelikult põhjast hakanud liikuma ja just oodates seda, et tulevad abipaketid. Ja seal muidugi siis üritatakse toetada Euroopa tootjaid ja Volkswagen on öelnud, et oma uued tehased 2022 peavad olema siis heitmete neutraalsed, mis tähendab, et tõenäoliselt need abipaketid peegeldavad ka sellist rohelist ja kliimaneutraalset majandust, mis tähendab, et ma imestaks, kui need paketid on kaldu just elektriautode suunas. Meil on targad linnad tulemas, rohkem robootikat ja ka tegelikult start-up'e. Et täna, kus me näeme suured maailma suurimad tehnoloogiafirmad, kes ostavad üle, just ostis üle Zooxi, mis on selline nagu isejuhtivaid autosid pakkuv platvorm, Amazon ostis ära nagu eile, et järjest tuleb neid uudised, kus start-upid tulevad sinna sellesse uude virtuaalsesse maailma. Mängutootjad, uskumatu edu, nii et see uus pilt saab olema teissugune. Ma ei tea, kas see kõigile meeldib, aga selles mõttes, et need uued töökohad ei ole need, mis vajavad nagu ümberõpet. Et see saab olema väljakutse, aga see saab olema põnev. Absoluutselt. Aga sellega me tõmbame ka tänase webinari otsad kokku. Suur tänu, Tõnu, enda selle vaate jagamise eest ja analüüsi eest, mida sa oled teinud. Ja lõpetamegi sellise hea sõnumiga, et tulevad põnevad uued ajad, otsige innovatsiooni ja uusi lahendusi. Aitäh, Tõnu, sulle! Aitäh! Head küsimused! Ja ilusat tööpäeva jätku kõigile!